Niisiis, see koht on peaaegu nagu paradiis. Tegelikult on see Tartu Loodusmaja ja Tartu Loodusmaja, Aire, mis aastast sellisel kujul külalisi vastu võtab? Tartu Loodusmaja tegutseb siin uues hoones alates 2013. aasta sügisest. Maja valmimine võttis üle aasta ja 2013 sügisel saime sisse kolida. Küll veel natuke poolikusse majja, aga praeguseks on teie ümber näha, kuidas me siin toimetame ja elame. No igal juhul on siin talveaias väga-väga mõnus. Siin on soe ja siin on mõnusalt õige õhustik. Mis siin majas veel on? Majas tegutseb huvikool, Tartu Loodusmaja, mille nime me siis nüüd oleme kaaperdanud. Tegelikult tegutseb siin majas sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus, mis koosneb siis 3 allüksusest, huvikool, Tartu Loodusmaja, koolituskeskus ja infopunkt. Õpetate ka täiesti moodsate ja uuenduslike meetodite abil. Ikka, et meil on see uue ja vana ühendamine üks selline läbiv joon. Ja sellepärast ma olen praegu siin ka, sest Airiin õpetab meile kohe, mismoodi õppida Eesti linde tundma ühe äpi abil. Airiin, mida selleks teha tuleb? Selleks tuleb siis alla laadida kas App Store'ist või Google Play'st äpp Eesti linnud. Need on siin äppis umbes üle 250. Siin on ka selline otsing, et kui ei viitsi sellest tähestikulisest järjekorrast otsida, siis lihtsalt panna nimi. Näiteks rasvatihane. Nii otsime, tuligi. Ning siit on ka kohe siis näha teksti, pilti, heli ning ka levikukaarti. Aga selle sama jutu ajal mina jõudsin endale selle äppi laadida. Kohe saan ma teada inimkatse, eksituse teel, kas see asi ka töötab ja kas mul on sellest looduses reaalselt kasu. Kell on hirmus vara, me oleme Raadi kalmistu väravas. Airiin, miks me siin oleme? Me oleme siin, sest et nüüd hakkab Andres Kalamees tegema ornitoloogia ringi siin. Hommikul vara, sellisel kellaajal? Linnud on väljas, see on kõige parem aeg üldse. Arusaadav, mul on äpp lahti, lähme otsime Andres üles. Nii, kus Andres on? Andres vaatab küll binokliga, ehkki tegelikult võiks vaadata ka ju äppiga juba. Tere hommikust! Tere hommikust! Nii, Andres, kui mul on äpp olemas, Airiin on näidanud, mismoodi sa alla laadida. Kuidas ma siis siit nüüd üles leian, kes see parasjagu kädistas või kes võib olla see, kes seal puu oksas praegu parasjagu hommikust rõõmu laulab? Kui sa näed nüüd siin mingisugust lindu, siis jäta meelde sellised olulisemad asjad võib-olla, saba pikkus, peavärv, linnu suurus, kas ta on varblase suurune, kuldnakka suurune, varese suurune. Ja seda saab siis siit juba edasi määrama hakata. Just. Ja kui ma siit need asjad ära määran, põhivärvus, sest ma hetkeks nägin teda, eks, peamiselt hall, peamiselt valge, siin on hästi erinevaid, siis ma saan edasi võtta pea ja nii edasi ja ühel hetkel tulebki mulle vastus, mis lind see võiks olla. No see 100% ei pruugi olla, aga igal juhul see annab sulle konkreetse vihje, mille vahe valikut teha ja ilmselt soovitav oleks nagu mitte kõiki neid tunnuseid märkida, vaid mõelda sealt esimeselt 2-3, just nagu suurus, midagi iseloomulikust. Ma kuulen tõesti häälte poolest, et see on üks rikas paik ilmselt lindude osas. Miks see kalmistul nii on? Ühel pool on nagu linn, et oleks nagu linn ja oleks natuke nagu park ja natukene mets. Ja selles mõttes siin Raadi kalmistul võib esitseda 60-70 erinevat linnuliiki, mis on nagu uskumatu, aga see paaride arv on siin ikka päris võimas. Ehk siis ei midagi keerulist. Eesti linnud, selline äpp appi ja te saate looduses ringi vaadates vähemalt lindude osas tunda ennast tõenäoliselt oluliselt targemana.